Heebrealaste kiri 10. peatükk. Jeesuse vere tõttu on meil ligipääs Jumala ette. Mina usun, et Moosese seadus oli tulevaste hüvede vari, mitte nende hüvede täiskuju. Sest need ohvrid, mida igal aastal tuuakse, ei saa mitte kunagi täiuslikuks teha inimesi, kes nõnda toimetasid. Mina usun, et Kristus tuli tegema Isa tahtmist, et kõrvaldada esimene seadus ja kehtestada teine. Heebrealastele 10:10. Selles samas tahtmises oleme meiegi pühitsetud Jeesuse Kristuse ihu ühekordse ja alatise ohverdamise läbi. Mina usun, et Jeesus Kristus on meie pattude eest ohverdatud üheainsa ohvrina ja istunud jäädavalt Jumala paremale käele, oodates, kuni tema vaenlased pannakse talle jalajäriks. Heebrealastele 10:14 kirjutatud on, sest üheainsa ohvriga on ta teinud pühitsetavad jäädavalt täiuslikuks. Mina usun, et Kristus tegi meid üheainsa ohvriga jäädavalt. Mina usun, et Kristuse Jeesuse uue lepingu tõttu on Jumala seadused meie südamesse antud ja kirjutatud meie mõistusesse. Mina usun, et Jumal ei mäleta enam minu patte ega ülekohtutegusid, sest üheainsa ohvriga on mu patud andestatud ja kustutatud. Heebrealastele 10:19-22 kirjutatud on, vennad, et meil on siis Jeesuse vere varal julgus sisse minna kõige pühamasse paika. Selle tee on ta avanud meile uuena ja elavana vahevaiba. See on oma ihu kaudu. Ja et meil on suur preester Jumala koja üle. Siis mingem Jumala ette siira südamega, usu külluses, olles südame poolest piserdamisega puhastatud ja ihu poolest pestud puhta veega. Mina usun, et mul on korraldus Jumalalt mõelda, kuidas teisi virgutada armastusele ja headele tegudele. Kirjutatud on Heebrealaste 10. peatükis 25-27. Ärgem jätkem unarusse oma koguduse kooskäimist, vaid julgustagem selleks üksteist. Ja seda enam, mida rohkem te näete, seda päeva lähenevat. Sest kui me tahtlikult pattu teeme pärast seda, kui oleme õppinud tundma tõde, siis ei ole enam ohvrit pattude eest, vaid ainult mingi hirmus kohtu ootamine ja äge tuli, mis neelab vastased. Mina usun, et ränk nuhtlus tabab neid, kes Jumala poega on jalgadega tallanud ega ole pühaks pidanud lepingu verd, millega ta on pühitsetud ja kes on teotanud armu vaimu. Mina usun, et hirmus on langeda elava Jumala kätte. Mina usun, et vaatamata meie kannatustele on meil parem ja jäädav varandus taevas. Mina usun, et julgus saab suure palga. Mina usun, et meil läheb vaja kannatlikkust, et saada kätte Jumala tahtmist tehes tõotused. Heebrealastele 10:37-38 kirjutatud on, sest veel ainult pisut, siis tuleb see, kes peab tulema, ega viivita. Aga minu õige jääb usust elama. Kui ta taganeb, siis ei ole minu hingel temast head meelt. Habakuk 2:3-4. Sest nägemus, Hassoon, ootab küll aega, aga ta ruttab lõpupoole ega peta. Kui ta viibib, siis oota teda, sest ta tuleb kindlasti ega kõhkle. Loo ja Her. Vaata, kes on isemeelne, selle hing ei ole siirasta sees, aga õige elab oma usust. Vetsadik bemunato ihje.
mina usun, et ma ei ole see, kes taganeb hukatuseks, vaid see, kes usub ja päästab oma hinge. Heebrealastele 11. peatükk. Usk on loodetava tõelisus. Mina usun, et usk on loodetava tõelisus ja nähtamatute asjade tõendus. Mina usun, et maailmad on valmistatud Jumala sõna läbi. Nii et nägematust on sündinud nähtav. Mina usun, et Aabel tõi usus Jumalale parema ohvri kui Kain, kuna Jumal võttis selle vastu. Mina usun, et Eenok võeti ära usus, et ta ei näeks surma, kuna ta oli saanud enne ülesvõtmist Jumala käest tunnistuse, et ta on meelepärane Jumalale. Heebrealastele 11.6 kirjutatud on. Aga ilma usuta on võimatu olla meelepärane, sest kes tuleb Jumala juurde, peab uskuma, et tema on olemas ja et ta annab palga neile, kes teda otsivad. Mina usun, et Noa sai usu läbi hoiatuse selle kohta, mida ei olnud veel näha. Ja ta ehitas Jumala kartuses laeva oma pere päästmiseks. Mina usun, et Abraham läks usus välja, teadmata kuhu. Et pärida maa, kuna Jumal oli talle tõotanud. 1. Moosese 12.1. Mine omalt maalt, omast sugukonnast ja isakojast maale, mille ma sulle näitan. Mina usun, et Saara sai usus Jumala väeosaliseks, et sünnitada 90-aastaselt poeg, sest ta pidas tõotuse tõotajat ustavaks. Heebrealastele 11.13 kirjutatud on. Need kõik surid uskudes, saamata kätte tõotusi, vaid nähes ja tervitades neid kaugelt. Ja nad tunnistasid end olevat võõrad ja majalised maa peal. Mina usun, et eelminejad ihkasid paremat, see tähendab taevast kodumaad, kuna Jumal oli valmistanud neile linna. Mina usun, et Abraham oli valmis usus ohverdama oma ainusündinu, sest Jumal oli talle tõotanud, et Iisakist hakatakse tema sugu lugema. Ning Abraham sai oma poja tagasi ettetähenduseks. Mina usun, et Iisak õnnistas usus Jaakobit ja Eesavit tulevaste asjade suhtes. Mina usun, et usus õnnistas Jaakob Joosepi mõlemat poega. Mina usun, et usus andis Joosep käsu oma luude kohta, et need kaasa võtta Egiptusest. Mina usun, et usus hoidsid Moosese vanemad väikest Moosest 3 kuud varjul ega kartnud kuninga korraldust. Mina usun, et usus keeldus Mooses ennast nimetamaks Vaarau tütrepojaks ning eelistas pigem vaeva näha koos Jumala rahvaga, kui üürikest aega nautida patuelu, sest Egiptuse aaretest suuremaks rikkuseks pidas ta teotust Kristuse pärast, sest ta tõstis oma silmad tasu poole. Mina usun, et usus Mooses toimetas paasat ja veremäärimist uksepiitadele, et hukkaja ei puudutaks nende esikpoegi. Mina usun, et usus ületas Jumala rahvas Punase mere otse kui kuiva maa. Mina usun, et usus langesid Jeeriko müürid, kui 7 päeva oli nende ümber käidud. Mina usun, et usus ei hukkunud Hoor-Rahab koos sõnakuulmatutega, sest oli rahuga vastu võtnud Jumala poolt saadetud salakuulajad. Mina usun, et usukangelased vallutasid kuningriike, mõistsid kohut, said kätte tõotusi, sulgesid lõvide suud, kustutasid tuleväe, pääsesid pakku mõõgatera eest, said tugevaks ja vägevaks sõjas ning tõrjusid tagasi võõraste vaenuleere ning naised said tagasi oma surnud üles tõusnutena. Mina usun, et keda maailm ei olnud väärt, hulkusid ringi kõrbetes ja mägedel ning varjasid end koobastes ja urgudes.
kirjutatud on Heebrealastele 11:39-40. Ja kuigi nad kõik said oma usu läbi tunnistuse, ei saanud nad kätte tõotust, sest Jumal on midagi paremat näinud ette meile, nii et nemad ilma meieta ei saaks täiuslik. Heebrealastele 12. peatükk. Meie ümber on suur pilv tunnistajaid. Kirjutatud on Heebrealastele 12:1. Seepärast ka meie, kelle ümber on nii suur pilv tunnistajaid, pangem maha kõik koormav ja patt, mis hõlpsasti takerdab meid, ja jookskem püsivusega meile määratud võidujooksu. Heebrealastele 12:2 kirjutatud on: vaadakem üles Jeesusele, usu alustajale ja täidesaatjale, kes häbist hoolimata kannatas risti temale seatud rõõmu asemel ja on nüüd istunud Jumala trooni paremale käele. Mina usun, et ma pean Jeesusest eeskuju võtma, kuna tema on kannatanud patuste vaenu enese vastu, et ma ei väsiks ega nõrkeks. Mina usun, et keda Issand armastab, teda ta ka karistab. Mina usun, et kannatused on meile kasvatuseks. Mina usun, et alistudes taevaisale, kannatan ära ka karistuse, mis on kasvatuseks mulle, et ellu jääda ja saada osa tema pühadusest. Kirjutatud on 12:11 heebrealastele. Ükski kasvatamine ei tundu samal hetkel olevat rõõm, vaid toob kurvastust, aga hiljem see annab õiguse rahuvilja neile, keda selle varal on harjutatud. Mina usun, et ma pean taotlema rahu kõikidega ja pühitsust, milleta keegi ei saa näha Issandat. Mina usun, et ma pean valvama, et mingi kibe juur üles kasvades ei tooks tüli ning paljud selle läbi ei rüvetuks ning selle tõttu ei jääks ilma Jumala. Mina usun, et me oleme tulnud Sioni mäe juurde, elava Jumala linna, taevase Jeruusalemma juurde ja 10 000 inglite juurde, esikpoegade koguduse juurde, kes on kirja pandud taevas, ja Jumala kõikide kohtumõistjate juurde ja täiuslikuks saanud õigete vaimude juurde ja uue lepingu vahemehe Jeesuse juurde ja piserdamisvere juurde, mis kõneleb paremini Aabeli verest. Heebrealastele 12:26 kirjutatud on: tollal pani tema hääl kõikuma maa, aga nüüd on ta tõotanud: veel kord panen ma värisema mitte üksnes maa, vaid ka taeva. Mina usun, et sõnad veel kord näitavad kõigutavate kui loodud asjade muutumist, et jääksid püsima kõigutamatud igavesed asjad. Mina usun, et me saame kuningriigi, mis ei kõigu, teenides Jumalat aukartusega, sest meie Jumal on neelav tuli. Heebrealastele 13. peatükk. Abielu olgu au. Mina usun, et me peame jääma kindlaks venna armastuses. Heebrealastele 13:2 kirjutatud on: ärge unustage külalislahkust, sest selle läbi on mõned ise seda aimamata võtnud külalistena vastu ingleid. Mina usun, et ma pean meeles vange, nagu oleks ise kaasvang. Mina usun, et ma pean meeles pidama ka kurjakannatajaid, sest ma olen alles maises ihus. Mina usun, et abielu peab olema au sees, sest Jumal nuhtleb abielurikkujaid. Mina usun, et minu eluviis peab olema rahaahnuseta, et ma oleks rahul sellega, mis mul on. Heebrealastele 13:8 kirjutatud on: Jeesus Kristus on seesama eile ja täna ja igavesti. Mina usun, et me ei tohi lasta ennast õigelt teelt eksitada võõraste lõpetustel. Mina usun, et Jeesus on enese vere läbi meid pühitsenud.
Heebrealastele 13:16 kirjutatud on: ärge unustage teha head ja pidada osadust, sest sellistest ohvritest on Jumalal hea meel. Heebrealastele 13:17 kirjutatud on: olge kuulekad oma juhatajaile ja alistuge neile. Nemad ju valvavad teie hingede üle nagu need, kellel tuleb aru anda, et nad teeksid seda tööd rõõmuga, mitte ägades, sest sellest oleks neil teile kasu. Heebrealastele 13:20-21 kirjutatud on: aga rahu Jumal, kes igavese lepingu verega on surnuist üles toonud lammaste suure karjase, meie issanda Jeesuse, valmistagu teid kõiges heas tegema tema tahtmist ja saatku korda meie sees, mis on tema silmis meelepärane, Jeesuse Kristuse läbi, kellele olgu kirkus igavesti. Aamen. Ja Heebrealastele 13:25 kirjutatud on: arm olgu teie kõikidega. Aamen.